Kas universum annab meile märke? Jaa, kindlasti, eriti veel inimestele, kellel on mingisugused kinnisideed, mingisugused tohutud sõltuvused. Universum tahab, et inimene saaks sellest aru ja lõikaks ennast selle küljest lahti. Ja see tehakse inimesele keeruliseks, mitte väga kergeks, sest inimene tihtipeale läheb ohvri rolli, et ma ei saa nüüd hakkama, ma ei saa sellest lahti ega teguda. Universum näitab, et ei, sa saad lahti, sul on see võimalus olemas. Universum annab märku läbi valikute, mida me peame elus tegema, ja see võib teinekord viia päris huvitavate tulemusteni, kus saab ära teha päris suure töö, et siis jälle oma eluga edasi minna. Mõni isegi leiab omale normaalse siukse korraliku pere läbi teatud õigete valikute. Universum annab pidevalt märku, aga tihtipeale me oleme mingites oma igapäevatoimetustes nii kinni, et me lihtsalt oma väsimuses, oma kurnatuses, me isegi ei näe seda teinekord. Näete, kui tugevalt universum annab märku, päiksekaart on mõõgade kuningas ja maag. Et universum kohe igat pidi annab märku läbi looduse, läbi päikse, läbi ilma. No inimest tahetakse nagu raputada üles, et ärka üles, hakka tegutsema. Kui me oleme siukses madalseisus, kui meil on halb olla, kas meil on vähe raha, meil on mingi probleemid, mured, siis kindlasti tahetakse anda meile rohkem nagu elujõudu või tuld ja et rohkem hakkaks nagu meie igapäevaelu liikuma. Tahetakse kuidagi lüüa meil nagu mitte jalga alt ära, aga et me hakkaks liikuma, et me hakkaks midagi tegema selle jaoks, mis meil puudus oli. Ja läbi hirmude ka, läbi alateadvuse tulevad ka paljud teadmised ja sellised head mõtted, siis antakse märgu kõrgemalt poolt, et palun vii see kohe täide, hakka kohe tegutsema selles suunas, mis märgid sa alateadvusest said.